Eetris on Hackvertising, podcast kõigile ettevõtjatele ja turundajatele. Täna on meil külas Kairi Killing, kes on Spark Sociali juht ja väga agar noor inimene, kes teeb minu arust kõike. Et ma olen alati sinu juures imetlenud seda, et kuidas sa kõike jõuad. Sa oled sotsiaalmeedias mega aktiivne, sul on enda agentuur, sa teed podcast'e, Sportlandi Be First podcast näiteks ja ka klientidele teed podcast'e. Et kuidas sa kõike seda jõuad? Ma ei suuda keskenduda, sest mul ei reaalselt nagu esimene asi kõlama. Ma olen noor. Aitäh sulle. Nii ilusasti öeldud. Tegelikult on tänaseks juba aastaid kogunenud ja tõepoolest elu jooksul on päris palju asju jõutud teha. Üks asi, mida ma võib-olla korrigeeriks, on see, et mulle väga ei meeldi sõna agentuur, mis tähendab, et Sparki kohta ma alati ka eelistan, et öeldakse kas Spark Studio või Spark Social. Et ta on pigem nagu kommuun või koolituste pakkumine, et nagu sõna agentuur minu jaoks on hästi... Võib-olla ma olen liiga palju agentuurides olnud, pigem siukse konveier meetodiga nagu kollektiivi tonaalsusega. Ja ma ei taha kunagi, et Sparki sellega seostatakse, et see on ikkagi vabakutseliste nii-öelda ühing või lihtsalt punt vabakutselisi, kes pakuvad asja, mida nad armastavad. Et ma eelistan selles võtmes, aga miks ma jõuan seda kõike? Noh, palun. Red Bull annab piivad. Ja ka energia. Okei. Väga lahe. Ma selles mõttes huvitav kommentaar, et agentuur on võib-olla tõesti siuke vananenud nimetus, nagu ma pean siit häkki alt ka selle kuskilt ära koristama. Aga ma kogu aeg arvasin, et Spark Studio on nagu see osa, kus tehakse podcast'e ja siis Spark nagu social. Mõtlesin ka, et see on nagu siis agentuuri osa või siuke nagu, kas nii on? No tegelikult ega kliendi jaoks ei ole vahet, kumba ma talle ütlen või pakun, et peasid asja teile. Ja peasid asja teen. Et agentuur jah, sellist nime ma ei ole kunagi nagu sellele asjale pannud, sest eeskätt ma olen ikkagi üksi seal ja siis on veel paar inimest, kes nagu selle nime alt tegutsevad. Aga räägi natuke lähemalt, mida sa täna teed üldse siis, et kuulajad ka saaks teada, mis see Spark Social ja mis Spark Studio teeb? Ühesõnaga, Spark Social on siis minu väike beebikene, kust ma pakun sotsiaalmeedia konsultatsiooniteenust eeskätt, et ma ise olen nüüd tänaseks ajaks 10 aastat teinud ja tegelenud sotsiaalmeediaga erinevate nurkadelt, küll agentuurist, küll in-house ja 1-2 aastat tagasi siis oligi see hetk, kus ma otsustasin, et mulle sobiks kõige rohkem ikkagi nii-öelda vabakutselise roll ja see eeldab, et sa lood ettevõtte ja see sai ka tehtud. Ja Spark Social siis põhimõtteliselt ongi erinevate Eesti suurklientide konsultatsioonipartner sotsiaalmeedia ja digimeedia teemadel. Ja Spark Studio on siis meie väike pesake, mille me lõime ka siin 1 aasta aega tagasi, et kuna me tõesti väga aktiivselt teeme erinevates stuudiotes pildistamisi, filmimisi, podcasti salvestusi, sest alati ju sotsiaalmeedias on sul sisu vaja luua, et siis tundus mõistlik, et meil on oma väike pesa, mille me oleme oma käe järgi ära nagu valmis ehitanud. Ja Spark Studio ongi siis koht, kus tänasel hetkel saavad ka teised kliendid, mitte ainult meie kliendid, tulla ja salvestada podcast'e. Okei. Kas ainult podcast'e salvestada või ma tean, et teil on vist mingi fotostuudio osa seal? Fotostuudio osa on, otseülekanded on, et see ongi hästi multifunktsionaalne ruum, et me oleme teinud ka nii-öelda siis, kui oli... mis on kohvi mingi üritus oli, kohvifest. Kuna ma ise kohvi ei joo, siis ma kunagi ei tea sellest. Kohvifest oli siis me näiteks oligi, et kuna praegu on pandeemia aeg ja klient on Soome päritolu klient, siis nemad on väga siuksed, et me ei lähe suurtele üritustele välja sellisel keerulisel ajal ja tegime kõike digitaalselt, mis tähendab, et 2 päeva programmi me ehitasime siis stuudiosse üles 2 erineva setiga ja seal sai nagu kõike tehtud. Et selles mõttes on ikkagi multifunktsionaalne ruum. Meil on väga palju diivaneid, väga palju toole, kõike on lihtsalt kogunenud tänaseks hetkeks. Väga nice, väga nice. Ma olen ise ka käinud seal ja minu arust ka väga muljetavaldav väge koht. See vibe ka on nagu eriti hea seal, aga kui me lähme natukene ajast tagasi, et me tunneme üksteist, ma siin enne podcasti natuke arvutasin peas, vaatasin, et mingi 6-7 aastat tõenäoliselt teame üksteist vähemalt. Ja. Et kunagi sa töötasid Vurris, vähemalt see aeg, kui mina sind mäletan, ja seal tegelesid ka sotsiaalmeediaga. Kuidas sotsiaalmeedia sellest ajast arenenud on või mis on nagu muutunud nagu suures pildis lihtsalt, et mis on sellised põhiasjad? Eks ta on nagu teadlikumaks läinud. Ma mäletan, et kui ma alustasin esimeste klientidega, oligi
10 aastat tagasi on ja siis ega keegi väga ei teadnud, mida me teeme, kuidas me teeme ja miks me seda teeme, mis tähendab, et eelarved olid hästi väiksed. Nüüd, kui me vaatame tänasesse päeva, siis enamus kliendid ikkagi võtavad esimese asjana, et me peame sotsiaalmeedias kohal olema, sest inimesed on seal kohal, ehk siis see on täiesti muutunud, et mindset, et eelarvet panustatakse ja väga paljudel firmadel on tekkinud endale in-house sotsiaalmeedia inimesed, kompetents, pädevus, strateegia on tekkinud asjadele. Ja läbi aja on lihtsalt tekkinud uusi põnevaid platvorme ka vahepeal juurde, aga kõige suurem muutus on kindlasti teadlikkuse ja eelarve osas. Okei. Kui sa rääkisid ka platvormidest, et on juurde tulnud praegu väga pop platvorm võib-olla nagu, mis tegelikult nii uus ei olegi, aga TikTok on, mis nagu võtab turgu, et kas TikTok on siin, et jääda? See on väga hea küsimus ja ma kunagi ei taha olla see inimene nagu Joel Volkovets siiamaani tsiteeritakse. Ta ütles kunagi, et Facebook on siuke ajutine nähtus, et see tuleb ja läheb ja 10 aastat hiljem istume ikka veel Facebooki otsas. Et ma ei taha see inimene olla, nii et ma südamest loodan, et see jääb, sest mulle ta platvormina väga-väga-väga meeldib nii sisu loojana kui ka sisu tarbijana. Nii et ma tahaks loodada, et ta jääb ikka, jah. Okei. Aga mis sa arvad, kui reklaamid selle üle võtavad ja vanemad inimesed jõuavad sinna, siis noored, kuhu need noored siis lähevad? Eks noored leiavad alati koha, kuhu minna, et see ma arvan, et ei ole probleem, aga nii palju, kui mina olen tänasel hetkel koolitusi andnud, siis ega vanem generatsioon väga ei kipu sinna. Väga ei taha sinna, et üldine seisukoht tegelikult ka turundajate seas on see, et see on siuke nõme koht, kus nagu mingeid lollusi tehakse, mingeid tantse tantsitakse ja nagu mingid noored lihtsalt mingi ropendavad ja on seal et jumala eest mina oma brändiga sinna ei lähe või et jumala eest nagu ma ise sinna platvormina minna ei taha. Et see näitab ka seda, et inimene tegelikult ei ole seda platvormi ise kasutanud, et tegelikult TikTok ongi tuntud selle poolest, et on kõige parema nii-öelda algoritmiga või AI-ga platvorm üldse, et ta õpib väga kiiresti ära, mis sulle meeldib ja just see, et mis sulle päriselt meeldib, mitte mis sa tahad, et algoritm arvaks, et sulle meeldib, et kuna ta loeb eeskätt watch time'i, mitte like, siis väga, kui sa ikka jääd vaatama, siis see läheb juba kirja, et isegi kui sa seda like'i ei pane, nii et tegelikult on võimalik seda platvormi õpetada täpselt selliseks, nagu sina tahad ja saada sükest sisu, nagu sina tahad. Et kui mina näiteks oma TikTok'i scrollin, siis mina näen väga palju investeerimise asju, kokkamise asju ja kassikoera videosid ja tantse ka, sest mulle meeldivad tantsud, Aga see sõltubki täiesti, see on nii individuaalne. Minu TikTok kohe kindlasti ei ole selline nagu sinu TikTok, Et see kogemus sõltub sinust ja sinu nii-öelda harjumustest ja... Väga lahe. Mul üks tootjast, sõber, kes toodab siin uksi, rääkis ka seda, et mass personalization on praegu teemaks, nagu, et inimesed tahavad massiprodukte, aga nad tahavad saada nagu kuidagi personaalsemalt seda, et selles mõttes TikToki algoritm ka nagu teeb seda väga hästi, et igaühel näitab seda pilti, mida inimene näha tahab. Aga kui sa räägiks enda nagu arengust selle aja jooksul, et sotsiaalmeedia on muutunud ja läinud, mis sinust nagu saanud on, mis muutunud on, kuidas sa oled enda nagu, kuidas sinu töökoht muutunud on nii-öelda? No, eks ongi see, et läbi aegade ja läbi kogemuste ma olen kindlasti muutunud strateegiks, et ma mäletan veel, et kui 6-7 aastat tagasi ma läksin suuremate tegijatega, kes olid nagu kogenud mingid turundusinimesed, läksin laua taha kliendiga rääkima, siis neil tulid kohe puusalt ideed ja nagu nad ei pidanud üldse mõtlema, mina paanitsesin enne, kirjutasin kõik üles, brainstormisin mingi 4 tundi enne igaks juhuks kodus, et mul ikka oleks midagi tarka seal laua taga öelda. Täna ma olen jõudnud sinna faasi, kus ma tõepoolest olen kogunud kokku nii palju teadmisi ja kogemusi, et mul on väga lihtne nagu kliente konsulteerida ja ma olen jõudnud sinna strateegifaasi, kus ongi miski ei hirmuta mind, ma olen valmis kõike proovima, et ma ei karda mitte mingit läbikukkumist, mitte midagi, sellepärast, et sotsmeedia võlu ongi see, et esiteks sa saad kohe teada, kui sa oled läbi kukkunud, sest numbrid on väga ausad, et siin ei ole mingit kõhutunde küsimust, et kellele meeldib või ei meeldi, et kas oli sinine parem või oli punane parem, numbrid ütlevad sulle, kas sinine oli parem või punane oli parem. Ehk siis mulle meeldib jah see, et ma olen jõudnud sinna faasi, kus ma julgen kõike teha, et ma ei karda, et ma olen juba ennast establish inud ka väga head professionaali, nii et nüüd ma võin eksperimenteerida ja panna hullu. Minu arust ka see on digiturunduses üldse kõige parem asi, et numbrid on kohe olemas ja sa näed kohe inimeste reaktsioone nagu. Okei, midagi oli valesti, nagu numbrid näitavad seda, teed muudatuse, nii kas läks paremaks või läks veel halvemaks. Et mulle ka meeldib see digiturunduse juures. Aga praegu sa ennem nimetasid, et te olete kooslus siis freelancereid, mitte et sul ei ole nagu ettevõte ja seal töötavad inimesed nagu traditsiooniliselt. Just, et Spark Sociali on siis üks töötaja, see olen mina. Ja siis kõik teised, kes ka pakuvad minu kaudu siis klientidele mingeid asju, et pigem ongi see, et kui mul tuleb klient,
mina pakun talle strateegiat või konsultatsiooniteenust, ta ütleb mulle, et jah, et aga mul oleks vaja ikkagi see pildistamine teha, on ju, kui ma tunnen, et see ei ole siuke asi, mida ma ise suudan pildistada, siis ma pakun talle fotograafi. Kui ta ütleb, et selle jaoks on ikkagi videot vaja teha, siis ma pakun talle videograafi, on ju. Kui me tunneme, et on vaja mingit püsihaldurit, kes reaalselt kirjutab kopisid asju, ma pakun talle copywriterit, on ju. Et ma ise ei tee kõiki asju, sellepärast et ma ei näe tänasel hetkel vajadust, et minu kõige suurem tugevus ongi just see strateegiline pool ja konsultatsiooni pool, et ma ei tunne, et ma peaksin ise postitusi kõikidele klientidele kirjutama, on ju. Ehk siis me olemegi niimoodi, et igaühel on oma ettevõte ja lihtsalt mina suunan nii-öelda siis inimeste juurde, et väga huvitav ja selles mõttes see terve selle nagu koosluse ülesehitus ongi siis niimoodi, et freelance inimesed, igaüks teeb oma nagu osa ja aga kui suur see ring on, kes tavaliselt nagu mingi, ütleme, et üks klient tuleb sisse, tahab mingit, ma ei tea, sul on mingi sotsiaalmeedia strateegia, nüüd sa lisad sinna asjad juurde, kui suur see punt hakkab tegelema nüüd ühe kliendiga? Täiesti sõltub, et võib-olla 3-4 inimest, kui on mingi suurem projekt, võib meid 10 ka olla, okay. Et kunagi ei tea, et vastavalt vajadusele paned tiimi kokku, et ja sina oled see põhi nii-öelda müügimees siis? Sa müüd strateegia maha? Ei, ma ei ole mitte kunagi müüki teinud. Ma südamest, ma ei tahaks öelda vihkan, aga ma ei oska müüa ja mul on see ebameeldiv tegevus. Ma saan küll aru, et kui ma pakun head teenust või toodet, on ju, siis on nagu mõistlik müüa, on ju. Ma meeletult austan inimesi, kes oskavad müüa, aga ma isiklikult ei suuda seda teha. Ja ma kõige rohkem kartsingi tegelikult seda, et kui ma läksin nii-öelda palgatöö pealt ära, on ju, et kust ma need kliendid saan, et kui mul ei meeldi müügitööd teha, kui mul ei meeldi ennast sellises võtmes turundada, et siis kust nad tulevad, on ju. Aga Eesti on tegelikult nii väike, et mul ei ole hetkekski olnud olukorda, kus mul oleks klientide puudus, et mul on pigem neid liiga palju ja seetõttu ma peangi neid suunama ja soovitama kellegi juurde, on ju, ja saan seeläbi nagu pakkuda teistele vabakutselistele natukene tööd juurde, et kuna võib-olla ongi see, et ma olen nii kaua selles valdkonnas tegutsenud, ma olen erinevates agentuurides olnud in-house'ides ja nii edasi, et kontaktide baas on juba nii suur ja kui sa teed head tööd, siis inimesed ju alati soovitavad edasi, on ju. Ehk siis, et ma ei ole kunagi pidanud müügitööd tegema, tui, aitäh, on ju, et mul on sellele uskumatult hea meel, et kliendid on kuidagi alati minuni jõudnud, nii et ma kohe kindlasti ei ole see müügipool. Aga selles mõttes võib-olla mu küsimus oli formuleeritud valesti, et sa mõtled tõenäoliselt mingit traditsioonilist müüki, et keegi helistab kuskil ja ütleb, et kuulge, ma tahan sükest teenust pakkuda. Või mis iganes on, et sa ise lähed kliendile ja ütled, et sul on pikaajaline klient, siis ütled, nüüd peaks seda ka veel tegema, siis võiks seda ka veel teha, siis võiks seda ka teha. Tegelikult minul on tänasel hetkel üle 100% täituvus töömahus, et ma natukene teen liiga palju, et ma võiks pigem tagasi tõmmata. Aga minu probleem on see, et oma klientidele ma ei taha kunagi ei öelda, et ma tahan neid alati aidata. Et nad ikkagi tulevad mingit asjadega, et ainus kord, kui mina soovitan, on siis, kui ma näen mingit väga uudset lahendust, mis ma tunnen, et oleks kliendile väga kasulik. Et ongi näiteks Sportlandi puhul, kuna nad olid juba väga-väga andekad ja edukad nii Facebookis kui Instagramis, et selle me ehitasime kõik ilusasti ülesse. Et siis oligi vaja tegelikult uusi platvorme, et siis oligi niipea, kui TikTok tuli, ma ütlesin, et tavai, lähme TikTok'i. Niipea, kui podcastid hakkasid lõpuks Eestis nagu populaarseks muutuma, siis ma ütlesin, et lähme ja teeme podcast'iga. Et nii on küll, et kui ma näen, et on mingi väga tugev trend, siis ma soovitan oma klientidel pardale hüpata, aga ma kunagi ei ütle seda, et nüüd peaks seda tegema või et leidke eelarve, et see on pigem siuke, et muuseas mainid, et tegelikult see on ka hea asi, mida teha, kui tahate. Okay. No teine pool minu küsimust oligi see, et põhimõtteliselt sa suunad teistele inimestele edasi tööd, on ju, ja teised inimesed ju, nad ei pea ise ka midagi sellest tegema, et töö tuleks. Sina tead, nad teevad head asja, sa soovitad, et kuulge, see mees teeb seda, teine mees teeb toda või naine. Et see ongi tegelikult ju müügitöö nii-öelda. Aga no ma saan aru, et see sõna müügitöö lihtsalt ja minu peas kuidagi nagu resoneerub millegi muuga, on ju, et jah, et ma soovitan ikkagi edasi inimestele, on ju. Okay. Kas põhimõtteliselt need inimesed, kes teevad, sul on nendega pikaajaline kogemus juba ja te olete nagu saavutanud ühtsed väärtused kuidagi või kuidas see käib, et sa julged soovitada seda inimest, aga võib-olla ta on, ma ei tea, halvas tujus, ütleb kliendile, kuule, et ma viitsin sinuga üldse tegemist teha, et ma ei tea, mida see Kairi soovitab. No aga see ongi täpselt ka see, et esiteks tõesti, nad on mul kõik väga isiklikud head sõbrad, et ma julgen nagu reaalselt soovitada, on ju. Ja teiselt poolt on see, et kui sa ei vahenda, siis tegelikult inimene vastutab ise oma nii-öelda maine eest. Et kui mina nüüd soovitan mingit videograafi ja tema käitub nagu nõmedik, on ju, siis ta eeskätt teeb ikkagi oma maine maha selles mõttes, kuna ta ise peaks pakkuma seda teenust. Et see ei ole nagu, et Spargil on nüüd videomees, kes tuli, vaid ongi X videomees X firmast, kes tuleb, pakub sulle teenust, kui sa soovid. Et ma ei seo nagu Sparki kellegagi konkreetselt, et Spark olengi põhimõtteliselt ainult mina, on ju. Et siis on võib-olla brändi seisukohast ka natukene lihtsam ja parem. Ja tegelikult minu arvates ongi hea see ka vabakutseliste puhul,
et nad ei peitu millegi või kellegi taha, onju. Et igaüks teeb oma asja ja igaüks vastutab oma asjade eest. Et siis on nagu minu arvates ka see kvaliteet nii palju parem. Et ma olen ise hästi palju teinud küll sükest mikromanagingi minevikus, et ongi, et mul on vabakutseline, kes teeb mu kliendile midagi ja siis ma vaatan selle mingi 10 korda üle ja saadan mingi 1 miljon muudatust, mida on vaja teha ja nii edasi. Seda ma olen nüüd hakanud minimeerima, et see vabakutseline saaks ka ise reaalselt aru, et mida klient tahab, mitte ainult, et Kairi tahab, vaid et ka klient tahab sama asja. Et kui ei ole mingeid suuri nii-öelda apse, mida ma kohe näeksin, siis ma ei hakka üldse micromanagima tänasel hetkel, et nende töö, nemad vastutavad, nende nimi. Aga sinu juurest käib ikkagi läbi, sa nagu vaatad üle selle? Sõltub nüüd kliendist ja sõltub projektist, et kui on väga siuksed corporate brändid, kellel on väga nagu kindel stiil ja mingid asjad, mis on paika pandud, siis esimesed kord ma kindlasti vaatan üle. Lihtsalt sellepärast, et klient ei peaks nagu tegelema selle olukorra lahendamisega, Aga kliendi suhtlus käib muidu niimoodi, et sa ütled kliendile, et tal on vaja seda asja veel, ma ei tea, mingit videograafi on vaja ja siis tuleb videograafiga mingi kokkusaamine või koosolek või on lihtsalt sina need info edasi, kuidas? No sõltub taaskord, et kas klient tahab ise näiteks kirjutada tekstid või video jaoks ja kontseptsiooni või siis ei ole seda vaja, et tahab, et mina teeksin seda. Et kui mina kirjutan kontseptsiooni asjad, siis mina suhtlen otse videograafiga. Kui klient paneb paika kontseptsiooni asjad, siis ta suhtleb ise videograafiga otse. Et süüke nagu põhimõtteliselt üles ehitatud. Ei ole nagu ära fiksitud. Esimesed korrad ma proovin kaasas olla, aga ma alati loodan ja tahan seda, et kõikidel, kellega ma teen koostööd, et neil tekiks isiklik suhe minu kliendiga. Et nad kirjutavad üksteisele otse, et ma ei pea olema see mingi telefoninuru seal vahel. No muidugi, kui sa nagu vahendust ei tee, siis sul ei ole mitte mingit mõtet. Väga äge. Käisin just Lehman Brothersit etendust vaatamas, kus need mehed olid vahemehed nii-öelda. Sükest ametit polnud USA-l loodudki, nad ise nimetasid, et me oleme vahemehed. Hakkasid puuvilla müüma seal, väga äge oli. Et, aga kuidas sa valid neid koostööpartnereid endale? Katse-eksitusmeetodil, ega siin muud moodi ei saagi, et tegelikult alguses ju tänaseks on mul välja kujunenud kindlad partnerid. Mingite projektide puhul ma alati otsin uut verd, näiteks et ongi, kui on mingi Sportland või Red Bull, kes on siuksed eksperimentaalsemad brändid ja rohkem noortele suunatud brändid, eks siis ma testin ikka mingeid uusi fotograafe ja uusi videograafe, aga siis sa võtadki alati selle riski, et see asi, mis sa teed, ei pruugi õnnestuda. Et see võib-olla ei jõuagi kunagi kliendini, et minu jaoks on hästi hea asi, kust nagu testida on tegelikult TikTok, eriti kui me räägime nagu videograafidest, sellepärast, et see on täpselt siuke asi, et seda on lihtne teha, see on suhteliselt soodne, mida teha ja see ei pea ilmtingimata üles minema, kui see on saast. Et selles mõttes, et on hea viis, kuidas testida uut talenti, et ma alati tahaks leida, et kui praegu ka seda podcasti kuulavad mingid uued up and coming videograafid või fotograafid, siis võite alati mulle julgelt kirjutada, et hea meelega nagu testin ja vaatan ka uut nii-öelda lähenemist ja stiili, sest noortel on alati teine perspektiiv, on ju. Meil on sama, et ega me otsime tihti nagu mingid ägedad ja fresh nägusid, kellega midagi head teha, et ja minu arust see tase ka Eestis on nii palju kõvemaks läinud just videode ja fotode juures, et ja need stiilid, et hakatakse erinevaid stiile tegema. Kui varem oli see, et hea fotograaf tegi lihtsalt nagu sellist ilusat pilti ilusate värvidega, siis täna on nagu see stiil läinud hästi erinevaks, et kes teeb selliseid sügavaid, lahedaid, pluss veel või siis teeb mingeid hästi värvilisi, aga võib ka see olla, et üks fotograaf teeb mitut erinevat stiili, et see level on läinud üles minu arust täiega ja see on jumala äge. Millel on nagu oma head ja omad vead, et ühelt poolt, kui sa teed kunsti, siis see on väga hea, et sul on nagu siuke väga oma spetsiifiline stiil ja nii edasi. Aga kui me räägime sotsiaalmeediast ja me räägime kommertsprojektidest, mis üldjoontes on, siis tuleb see koht, kus ongi sul on vaja leida talent, kellel on hea silm, aga kes oleks nõus oma nii-öelda kunsti meelt tõmbama tagasi turunduslikel eesmärkidel. Et see on see balansi leidmine nagu on võrdlemisi keeruline, sest sa kunagi ei taha ka sotsiaalmeedias, et see asi oleks liiga reklaami vaibiga. See ei saa olla liiga artsis, ei saa olla liiga ilus, ei saa olla liiga nišš, sellepärast, et me ikkagi enamus brändid turundavad massile, et siis sellest ei tööta. Ja et oleks kliendi nägu ka, et see on muidugi asi ka, mis mida me ise oleme hästi tihti näinud, et kunstnikud, art direktorid nii-öelda ettevõtetes, et nad tahavad enda mingit suunda ajada, aga tegelikult nad peavad seda kliendi asja väga täpselt vaatama, et okei, kui kliendil on ikkagi siuke CVI, siuksed mingid teemad siis peab sellest lähtuma siuke pildikeel. See ongi see, et miks võib-olla tasub ka nagu eksperimenteerida ja katsetada nagu erinevaid art-direktoreid ja erinevaid sotsiaalmeediahaldureid ja nii edasi, et võib-olla leida see õige keel, sest ega mul on ka, tihtipeale küsitakse seda, et okei, Kairi, et sul on nagu mingi 10 klienti, ütleme suvaliselt praegu, et kuidas sa kõigile neile teed erinevat asja.
et noh, sest nad võiksid ju kõik erinevat nägu olla, onju, ja see on tegelikult väga nagu suur struggle, et kasvõi nagu kõige basic uma copy kirjutamise pealt, onju, et kuidas teha nii, et kõikide klientide sotsiaalmeedia postitused täpselt samasugused, onju. Mis on hästi raske, sest sa ju tead, mis on see üks asi, mis väga hästi töötab, onju, aga sa ei saa kõikidele klientidele seda teha, mis tähendab, pead iga kord otsima uusi nurki nagu, kuidas seda teha. Et see on võrdlemisi raske ja sellepärast ongi hea ükstapuha, kellega sa koostööd teed, testida, katsetada, vaadata, et kes on lõpuks sinu käekirjaga kõige paremini nagu. Ja noh, enesearenduslikus mõttes on see ka ikkagi, kui sa pead erinevaid siukseid asju tegema, siis arendab väga palju. Et minu arust oli mingi Inglismaa saade, kus näitas ühte tüüpi, kes TripAdvisorisse kirjutas neid kommentaare ja siis tegi enda mingi kohviku nii-öelda, kus ta kirjutas kommentaaridega 5 ta nagu TripAdvisoris esimeseks Londonis ja tegelikult tal ei olnudki seda kohvikut ja siis ta pidi hakkama seda looma, et inimesed tuleks sinna. Tegi mingi mikrouuni toite ja asju seal, et päris kihvt oli. Et inimesed suudavad kehastuda küll nagu mitmeks brändiks või ka inimeseks ja siis kirjutada asju. Aga see on omaette talent, kõik ei suuda. Kõik ei suuda kindlasti. Ma arvan, turunduses on palju selliseid asju, mujal aladel ka nagu, et kõik ei suuda. Mina võib-olla ei suudaks mingi politsei olla ja mingi siuke strikt näiteks või noh, mingid inimestel ongi omad nagu mingid asjad, milles nad võib-olla paremad on. Vabandust kõik politseinikud, võin siukse näite. Aga kuidas, kas sul on ka siukest olukorda olnud, et tuleb mingi klient, on väga keeruline klient, sina saad väga hästi taga hakkama, võib-olla suunad edasi mingi freelanceri juurde ja temal on räige struggle, ei saa hakkama, ei saa asju tehtud. Ja ei, see on täiesti variant selles mõttes, et kuna inimtüübid on nii erinevad, siin tuleb taaskord see mängu, et vabakutselisena minul on ka taaskord ka privileeg, et kui ma tunnen, et kliendiga klappi ei ole väga head, et asjad liiguvad raskemalt, kui nad peaksid, siis tegelikult mina alati soovitan kliendil leida keegi teine. Lihtsalt sellepärast, et meil on mõtet üksteise aega raisata, nagu, et kindlasti on olemas keegi, kellega sul on nii hea fit, et läheb see asi nagu ladusamalt. Et ma ei näe üldse vajadust, et on küll olnud olukordi, kus ma olen ka edasi suunanud, aga ma üldnöödes ka hoiatan võib-olla teist vabakutselist ette, et minul näiteks oli natukene keerulisem nende asjade koha pealt, et sa võid arvestada, et võib samu asju tulla ette. Ja siis on ka olnud, aga noh, siis ongi, et siis jõuab järgmise inimeseni ja nii edasi, et küll ta lõpuks leiab oma, onju. Aga kui on niipidi, et sinuga oli väga hea klapp näiteks, siis ütlesid, et okei, fotograaf, tee sina nüüd temaga tööd ja siis fotograafiga üldse ei klappi, et siis otsid aga uue siis klient ütleb mulle jah, selles mõttes, et noh, meil on olnud olukorda, kus näiteks fotograafi käekiri ei meeldi kliendile, et ta tunneb, et ta suudaks ise samasuguseid pilte näiteks teha, onju. Et siis me vahetame fotograafi välja ja ma ütlen ka ausalt, et sorry, aga sellele kliendile, et see on üks asi, mida mina alati nagu äris ja elus teen, ma ütlen ausalt, et võimalikult pehmelt, aga ikkagi ausalt, et milles nagu probleem oli, et mul ei ole mõtet keerutada, onju. Et antud juhul sellele kliendile sinu käekiri ei istu, onju, et peame kahjuks vahetama. No ma arvan, et kliendid ka austavad sind sellepärast, et sa aus oled ka freelanceritega, et muidu, noh, ma arvan, et see võib olla sinu kontseptsioonis, kuidas teil üles asjad on ehitatud, võib-olla see ongi pluss, et muidu sa ikka surud enda mingit töötajat, et kuule, ta peab kuidagi tegema midagi või, aga kui sul on freelanceris sellest vahet välja nagu tšups. Ja, no ma räägin, see töötajatega on nii, mul on mad respekt sinu vastu, et sa seda teed, selles mõttes ma olen ju ise agentuuri juhtinud ja see on minu jaoks oli see, et see võttis kogu võlu sellest tööst ära, mida mina tahaksin teha, sest ma tegelesin enamus aja, tegelesingi kas kliendi probleemidega, personaliküsimustega või mingi müügitööga, onju. Ja tegelikult ma ei saanudki seda teha, mis mu päriselt meeldis, mis on siis sotsmeedia. Et mul on jah mad respekt sinu vastu, et tõepoolest, kui sul on omal töötajad alluvad, onju, siis sa peadki kogu aeg tegelema sellega, et leida neile sobiv klient, onju, neid kogu aeg arendada, et nad oleksid vastavuses sellega, mida kliendid ootavad, onju, et see on ikka jah, et kui sul on vabakutseliste nii-öelda ring, siis kellegi ikka leiad, kes sellele kliendile sobib, onju. Tuleb lihtsalt tublid inimesed palgata, siis on nagu kõik hästi. Jah, aga noh, kõik inimesed ongi erinevad, onju, kõigil on erinevad tugevused ja erinevad nagu oskused, onju, et väga lihtne on, kui sul on suur agentuur, sul on 100 inimest, siis ikka nagu leiad hea match, aga kui sul on väike agentuur, siis on nagu ikkagi raskem, onju. Või ma ei tea. ma ei ole täheldanud, jah. Ma ei ole täheldanud. Võib-olla mul lihtsalt head inimesed sattunud, et võib-olla tõesti. Jah. Aga kuidas sa teed väga palju asju ja sa oled, ennem just mainisid ka, et investeerimise asjad tulevad sulle ette ja ma tean, et sa teed sporti ja mõtlengi töösport, kõik podcastid, kliendid, et kuidas sa jõuad kõike seda teha ja kas sul see, noh, peale nagu Red Bulli, et kas sul on vahest mingi motivatsioonikriis ka, et kurat, täna hommikul ma ei taha üldse voodist välja minna, ma ei tahagi midagi teha, ma ei taha kliendiga suhelda. Ei, sellist asja otseselt ei ole, et ma just eile kuulasin ka Train podcasti,
kus oli, ma jään ta nime võlgu, aga viimane Nike Train podcast, mis üleval on, mis on siis ühe nii-öelda teadlasega, kes rääkis ka sellest, et milline imetööris tegelikult meie aju on, et tegelikult meie aju on see, mis loob meie reaalsuse. Ja mitte selles kontekstis, et kui ma mõtlen positiivseid mõtteid, et siis ma olen hästi positiivne, vaid reaalselt see kutsub su kehas esile füsioloogilisi muutusi. Su vererahk muutub, su stressitasemed langevad ja nii edasi. Et väga palju on ikkagi kinni sinu mõtlemises, mis tähendab, ma ei ärka kunagi hommikul üles niimoodi, et nagu it's gonna be a shitty day ja ma ei tee mitte midagi ja nõme on. Sellepärast ma tean, et see reaalselt nagu muudabki selle minu reaalsuseks ja ma ei taha sükest elu endale. Mis tähendab, et ma ärkangi iga hommik üles kas või see, et nagu algul fake it till you make it, sest lõpuks kui sa endale mingit asja sisendad, su aju hakkab seda uskuma, su keha hakkab seda uskuma. Täpselt nii nagu öeldakse, et nagu naerata lihtsalt, küll see naeratus lõpuks tuleb. Et mul ei ole sükest motivatsioonikriisi, ei ole otseselt ja kui ma tunnetan, et see hakkab tulema, siis ma teen väikse puhkuse. Et ma üritan nagu vältida läbi põlemist, ehk siis, et kui ma tunnetan, et mingid asjad hakkavad nagu logisema või et ei ole enam päris seda sära silmis, siis lihtsalt võtan mingi 3-4 päeva ja puhkan. Ja kohe on nagu fiksitud. Väga lahe. Kus sul siuke julgus on tulnud, et võtta siuke puhkus, et ma ise tean seda, et hästi julgus raske on. Võtta puhkus või? Minul isiklikult nagu hästi raske võtta puhkust, sa mõtled, et okei, mis kõik juhtuda võib selle ajaga, nagu mis kõik ära tuleb teha ja nii edasi. Aga mis juhtub? No võib juhtuda midagi, aga okei, loomulikult, kui ma niimoodi ratsionaalselt mõtlen, siis midagi ei juhtu. No täpselt, et me tegelikult teeme tänasel hetkel siukest tööd, siukses valdkonnas, et kui me jätame midagi tegemata, mitte midagi maailmas ei muutu, reaalselt mitte midagi maailmas ei muutu nagu. Et see ei ole nagu me mingit inimeste elusi päästaks või midagi, turundame, et selles mõttes, et see ei ole life or death, see on lihtsalt nagu asi, mis mul meeldib teha ja kliendid saavad sellest kasu, aga mitte midagi ei juhtu 3-4 päevaga. See oleneb, kui sa teeksid mingit sotsiaalkampaaniat enesetapu vastast näiteks, siis sa võid päästa elusid. No jah, aga kui palju sul seda ette tuleb? Nagu, meil on üks klient, kellele seda pakkuda, see on riigihankena, nii et ma ei tea, kas nagu... Tahtsin lihtsalt mingi vastuargumendi leida, et selles mõttes turundus muudab maailma minu pärast. Ei, turundus muudab maailma, ma olen sellega nõus ja sa saad väga palju positiivset muutust nagu ühiskonnas esile kutsuda, aga kõik need muutused võtavad ikkagi aega. Et see ei ole nii, et kui ma nüüd 2 päeva olen ära, et siis on nagu kõik laguneb koost, mitte ükski inimene enam nagu, ma ei tea, sporti ei tee või seda toodet ei tarbi. Et see on ikkagi alati nagu bränding ja kõik on nagu pikaajaline protsess, et need 2 päeva ei muuda mitte midagi. Nõus, tubli oled. Aga kuidas sa enda aega nii hästi manageerid, et sa saaksid selle 3 päeva võtta? Tead, ma olen proovinud erinevaid viise, kuidas siis oma aega planeerida. Ma tänaseks olen jäänud Moleskini Journali juurde, mis on siis äpp, mis aitab mul hästi nagu manageerida kõike. Eks mul jookseb iga päev, jookseb sisse nii-öelda to-do list, samas ka kogu kalender ja samas ka projektide ülevaade, mis on minu jaoks nagu hästi mugav ja hästi hea, et ma üritangi teha nii, et mu to-do listis on siis 2-3 suuremat asja, mis on vaja kindlasti ära teha, 2-3 väiksemat asja, mis on vaja kindlasti ära teha ja rohkem ma üritan mitte sellele päevale nagu pressida. Et kui ma näen, et mul on juba 6-7 asja nagu to-do listis, sest alati tuleb vahele veel mingid asju, et siis ma proovin nii, et ma ei pane sinna liiga palju, et kui esmaspäeva ei mahus, ma panen teisipäeva, et see on ka asi, mida ma olen ajaga õppinud, et vanasti oli see, et kui klient tuli mulle, ütles, et kohe on vaja, et siis ma kohe teen. Et täna ma olen jõudnud selleni, et ma kõigepealt küsin, et kas see on asi, mis põleb. Kui põleb, okei, mahub 3 päeva peale, kui ta ütleb, et põleb, siis ma olen okei, et nii, kas ma olen nõus ohverdama oma mingi unetundidest või mingist ajast seda, et ma teen selle kliendi jaoks ära. Üldnätes ma olen, sest mul on väga toredad kliendid ja nad on minuga olnud forever and ever, nii et on nagu peres on sama hea, et nagu sõber küsib, et nagu, et kuule, kas sa saad mind aidata kolimisega, muidugi aitan. Et samamoodi on nendega ka, aga alati lihtsalt küsida kliendi käest ka ausalt, et kas see asi põleb või mitte, Et jah, mul on lihtsalt see Moleskini Journey, mis on nagu see, mis mulle aitab väga hästi aega planeerida. Aga ütleme, kui see päeva jooksul tuleb mingid ootamatuid probleeme ja tulekahjusid ikka tuleb lahendada, siis kas sul on mingi kaval protsess ka, kuidas sa teed? Kuidas sa mingid probleemid lahti laotad endale või võtad mingi kuidagi ette või? See sõltub nii nagu probleemi iseloomust ja tüübist, et minu õnneks on see, et alati kui on kriisiolukorrad või nagu stressirohkemad olukorrad, siis mul hakkab nagu mõistus hästi rahulikult ja siuke fokusseeritult tööle. Et see on see koht, kus mina nagu tunnen ennast kõige mugavamalt, et kui kõik ümberringi plahvatab, siis mul on jumala hea olla. Et siis ongi see, et ma hakkan vaatama osast, et mida ma saan teha ja mida ma kõige esimese asjana sa pead ära kaardistama, et mis siis juhtus või milles probleem on, Sest tihtipeale on see, et isegi ei saa aru, milles probleem on, Kui see on kaardistatud, siis vaatad, kas mina oskan seda lahendada ja oska, kas keegi teine oskab seda lahendada ja niimoodi samm-sammult lähed, kuni jõuadki probleemi lahenduseni. Ja üldündes suhteliselt kiiresti tegelikult, et asjad
tavaliselt kipuvad pekki minema siis, kui kiirustatakse või tehakse midagi sükest, on ju, et siis ongi, kui sa tõmbad juba korra tempo maha, siis juba asjad hakkavad lahenema iseenesest justkui. Nõus. Ma tegin mental high five'i vahepeal, et mul endal on samamoodi, et siis kui kõik läheb väga rappa nii-öelda ja kõik on ventikas, siis mul on nagu täis rahu. Ja see on täiesti tuleb peale. See on täpselt see nagu filmis, vaata kõik plahvatab sealt slow motion mingi. Jaa, lähme parandame ära selle olukorra. Täiesti nõus. Aga kui palju sa täna ise hands-on mingeid asju teed, et kui sa teed neid strateegiaid klientidele, aga mida sa veel teed või kuidas? Ma olen näinud sind filmimas ja pildistamas ja igast, no sellepärast mõtlengi seda, et super palju asju kogu aeg. No ongi see, et ma tahan oma nii-öelda kätt soojas hoida, et sotsiaalmeedia on siuke valdkond, mis on pidevas muutumises. Ehk siis, et kui ma jääksin ainult strateegiate peale, siis ma juba ei teaks, mis toimub tegelikult. Et ma üritan endale teha niimoodi, et mul on iga kliendiga mingi 1 või 2 asja, mida ma teen selle jaoks, et hoida oma käsi soojas. Et kas ma haldan näiteks TikToki kontot, Red Bullil ma näiteks haldan TikToki kontot lihtsalt, et olla kursis, et mis sellel platvormil toimub, on ju. Et mis need nii-öelda tehnilised nüansid on, mida ma peaksin teadma, mis on need trendid, mis seal tegelikult on ju, et mis siis töötab ja mis siis ei tööta, on ju. Siis mõne kliendiga ma hoian seda, et ma käingi filmimistel kaasas, et testida ja vaadata, et kuidas nagu sotsiaalmeedia puhul võiks olla video üles ehitatud niimoodi, et ta toimiks ikkagi kõige paremini lõppkokkuvõttes, on ju. Ja mõne kliendi puhul ma armastan ise käia pildistamas lihtsalt, et kui on nagu väga hea mõjuisikute miks ja on väga hea toode, siis mul meeldib lihtsalt ise nagu praktiseerida ja areneda järjest nagu fotograafina ka, et mulle meeldibki omandada järjest uusi oskusi, et täpselt samamoodi tegelikult Sportlandi podcastiga, kui me alustasime, siis me tegime seda täiesti mingis suvalises ruumis, mina õppisin, kuidas hakata nagu heli tegema, ja, mis oli täiesti omaette tuumafüüsika, ma istusin mingi 6-7 tundi lihtsalt mingi, ma ei saa aru, mis siin equalizeri all peab tegema, mis multi-channel, mis single nagu. Et mulle meeldib tegelikult neid asju õppida, sest nüüd ma oskan esiteks olla väga hea nii-öelda vahendaja siis, on ju, et ma saan aru, kes teeb head tööd ja kes teeb halba tööd, sest ma juba tean nendest asjadest päris palju, et ma olen võimeline neid asju ise tegema. Et jah, ma hoian lihtsalt kätt soojas erinevate klientidega, ma teen kõike nagu natukene, et mõndade klientide puhul ma kirjutan ka postitusi lihtsalt selle jaoks, et hoida kätt soojas. Okei, tihti, kusjuures miks inimesed ettevõtted alustavad, ongi see, et kas on variant A, nad on väga head nagu enda töös, mida nad teevad juba, nad on õppinud midagi ära ja arvavad, et miks ma teen seda selle teisele inimesele, ma võiks ise teha. Või siis variant B, lihtsalt nad näevad turul mingit vajadust, et nagu peaks seda tegema, nagu nad ise ei tea, kuidas teha, aga otsivad inimesed, kes nagu teevad seda siis. Jah, no mul oli nagu ettevõtluse põhjus tegelikult täiesti teine, on ju. Et ma ei ole kunagi tahtnud ettevõtjaks saada. Ma ei saa sellest nagu armastusest aru, et hästi paljud noored tulevad praegu peale, et ma tahan oma agentuuri teha, oma ettevõtte teha, värgid. Mina olen näinud nagu terve elu seda, et mu vanemad on ettevõtjad, ma mäletan neid aegu veel, kui oligi, kui öösel kell 2 keegi kõne tuleb, siis sa lähed, sest sa oled ettevõtja, on ju, see on sinu vastutus, sa teed seda, on ju. Et ma olen näinud, kui suur pingutus ja töö ja vaev see on, nii et ma hoidsin nagu meeletult kaua sellest eemal, et ma alati ütlesin, et ma ei taha hakata ettevõtjaks, ma tahan töötada 9-5 olla selle rahuliku mõnusa elutempo peal, et kogu aeg palgatšekk nagu kukub, on ju, et vahet pole, kas sa teed tööd või ei tee tööd, ikkagi makstakse sulle, on ju. Minu miinus oli muidugi see, et ma alati olen nagu töö narkomaan natuke, nii et ma pingutasin rohkem nagu tööandjate jaoks, kui võib-olla palka sain, on ju. Aga ainus põhjus, miks ma ettevõtjaks hakkasin, oligi see, et mingil hetkel, kui ma olin seda tööd väga kaua teinud, võib-olla oli ka asi vanuses, ma lihtsalt tundsin, et ma tahan rohkem vabadust. Et mulle meeldib küll kollektiivis töötada, ma töötasin maailma kõige parima brändi jaoks üldse, on ju, et enam paremat asja ei saakski olla, et ainus samm sealt edasi oligi tegelikult see, et ma pean hakkama ettevõtjaks, kui ma tahan endale seda vabadust lubada. Ja siis ma teadsin ka väga selgelt, et ma ei taha hakata ettevõtjaks selles kontekstis, et ma hakkan agentuuri looma, sest see on jällegi hoopis teine nagu stress ja pinge ja taaskord nii nagu PewDiePie, kes on siis üks maailma suurimaid YouTuberid, ütles, et see, et mul meeldib YouTube'i videosid teha, ei tähenda, et mul meeldib juhtida agentuuri, mis teeb YouTube'i videosid, sest siis ma ei tee enam ise YouTube'i videosid. Et täpselt samamoodi mulle, et miks ma hakkasin vabakutseliseks, mitte ei hakanud agentuuri looma, sest kogemuste pagas on olemas, haridus on ju olemas, ma on ju magistrit olengi tegelikult ettevõtja, on ju, aga ma ei taha seda teha, sest see viib mind eemale sellest, mida ma päriselt armastan teha. Nii et ma otsustasin vabakutseliseks hakata. Aga see oli ainult sellepärast, et ma lihtsalt ei tahtsin lihtsalt rohkem vabadust. Et ma ei pea iga päev tööd tegema või ma ei pea istuma see 3 tundi seal kontoris, et kõik arvaksid, et ma tööd teen või midagi sükest. Et see oli ainus põhjus. Aga kui korraks jutust käis läbi see, et noored tahavad ettevõtjateks saada, et aga kui keegi tahaks täna teha sotsiaalmeedia mingit, okei, ta tahab siis freelance'ida sotsiaalmeedias. Oi, need on nii palju tänasel hetkel ja nagu mega
mega tublid kõik, et ma arvan, et iga 2 päeva tagant mul käib ikkagi kas feedist või LinkedInist või kuskilt läbi, et on uus sotsiaalmeediaagentuur siis Eesti turule tulnud, et praegu on ka hästi hea aeg seda teha, sellepärast et nõudlus tegelikult ikka veel on väga-väga-väga suur. Aga muidugi nõudlus on väga-väga suur kompetentsi järele ja võib-olla kui sa noorena alustad kohe sellega, et sa hakkad ise üksi tegema, siis võib-olla mingid teadmised ja kogemused jäävad nagu saamata nii-öelda, et ma olen nagu väga hindan seda, et ma olen erinevates agentuurides töötanud, sest ma olen tõesti väga legendaarsete vendadega nagu laua taga istunud ja just nende nagu mõttemustreid ja loogikaid ja loomeprotsessi suutnud nagu kõrvalt jälgida ja sellega sa õpid kõvasti rohkem kui siis, kui sa YouTube'ist õpid mingit sisu või käid koolis, on ju. Et see on nagu üks asi, mis mul natukene on kahju kõigist nendest, kes hakkavad kohe esimese asja nende agentuuri tegema. Ma saan aru, et teevad tõenäoliselt täpselt samal põhjusel, et saada seda vabadust, on ju, et ma mingi palmi all neid postitusi teha, on ju. Aga natukene võib-olla jääbki, nii palju kui mina olen nagu näinud neid töid, mida väga paljud alustavad agentuurid, mis siis koosnevadki tavaliselt 1-2 inimesest, on ju, teevad, neil puudub tegelikult strateegiline nägemus asjale, et nad teevad sisu tegemise pärast, mitte müügi pärast või mitte nagu mingi brändi arendamise või kasvatamise pärast, on ju. Et näha on, et tegelikult tõenäoliselt ei mõõdeta seda, mis sealt nüüd sünnib ja ei analüüsita seda läbi ja ei tehta strateegias muudatusi, vaid lihtsalt tehakse sisu, mis on ka tore muidugi. Aga võib-olla äriliselt ei ole kõige mõistlikum. See on tore, kui sa ei tee seda kellegi teise raha eest, et selles mõttes nagu, et kui ikkagi kliendi raha eest asju teha, siis selle kaasub vastutus, et minu arust, ma ei taha ülekohut teha noortele, aga tihti ongi võib-olla selle kogenematusest võib-olla või sellest töötamise harjumusest või teadmisest, kuidas ettevõtted toimivad, sellest on puudu. Ja siis tahetakse ilgelt asja teha, aga võib-olla põletakse natuke sellega, et ei täideta kliendi vajadusi tegelikult. Et kui ikkagi klient näeb, et ma olen investeerinud 10 000 eurot sotsmeediasse ja ma olen sealt tagasi saanud ainult 1000, siis ilmselgelt see ei ole teenus, mida mul on mõistlik osta. Ja tegelikult see on see asi, mida inimene võiks juba ise analüüsida. Et mul on ka tihtipeale see, et klient tuleb hästi suurte soovide ja tahtmistega, aga samas ta müüb väga kallist toodet, mida ma näen, et sotsiaalmeedias võib-olla see ei drive'i talle nii palju nagu raha tagasi. Siis ma olengi, et kuulge, aga äkki tõmbame natuke tagasi, et äkki me teeme siinkohal ainult neid asju, et siis see investeering on ka mõistlik. Ja samamoodi on tegelikult ka minul nagu raha küsimisega projektide mõttes, et ma alati analüüsin läbi, et kas see väärtus, mida mina pakun, on reaalselt väärt seda hinda, mida ma küsin. Et ma kunagi ei taha nagu, sest tegelikult kuna ongi nõudlus on ju tänasel hetkel turul suurem minu aja järgi kui see, mida ma nagu pakkuda saan. Ja siis mul alati kõik nagu tuttavad selles valdkonnas ütlevad, et Kairi, tõsta lihtsalt hinda nagu, et sul on nõudlus nii suur, et saadki nagu mingi hunniku kliente endale, kes maksavad sul hästi palju. Ja siis ma nagu, jah, aga see ei oleks mu südametunnistusel okei, sest ma olen välja arvutanud, et minu väärtus on nagu kliendile tõenäoliselt see summa ja sellepärast ma olen siukse pakkumise teinud, mitte sellepärast, et nõudlus on nii suur või kõrge. Et see on minu südametunnistuse küsimus ka ja et mitte seda hinda väga kõrgele visata. Hea, et ma siin lappesse lähen kogu aeg mingi teksti liigun lihtsalt Google'i suvalistesse kohtadesse, aga Väga lahe, mulle meeldib. Et aga kui täna tahaksid alustada mingi noor inimene sotsiaalmeedia turundusega, et kus kohast ta peaks alustama? Kuidas ta enda nii-öelda agentuuri või freelance karjääri alustab? Sõltub, mis võtmalt ta nüüd minna tahab, on ju, et mina isiklikult soovitaksin ikkagi võtta paar aastat ja käia ja töötada erinevate inimestega, et kas siis praktikana või et sa saaksid hüpata erinevate inimeste juurest läbi ja õppida nendelt nagu erinevaid oskusi ja nägemusi ja kogemusi ammutada. Et samamoodi nagu, et ülikooli mineku asemel lähed eluülikooli nii-öelda oma valdkonnast, kui sa juba tead väga hästi, mida sa teha tahad. Kui see kogemuste pagas on olemas, siis ma olen täiesti kindel, et sa oled palju edukam ettevõtja lõppkokkuvõttes. Et võib-olla ei tasu kohe nagu joosta agentuuri tegemise juurde, aga kui on see tunne, siis go for it. Ega siin muud ei olegi, tee ettevõtte ära ja hakka otsast pihta. Täpselt nii, nagu sulle eelmine külaline ütles, lihtsalt hakka pihta. Kõige tähtsam, alustada. Mis on nagu minu jaoks siuke nagu kuna ma olen ise hästi süsteemne, pragmaatiline inimene, siis ongi näiteks, kuidas mina kuidas mina ettevõtlusega alustasin, oligi see, et mul oli ikkagi meeletus koguses erinevaid plaane. Et mul ei meeldi nagu wingida, mul ei meeldi nagu lootma jääda mingite asjade peale. Et mul oli plaan A, mul oli plaan B, mul oli plaan C ja nii edasi, et vastavalt sellele, et mis siis nagu toimuma hakkab. Ja ma arvan, et tänu sellele ma olen ka nii edukas olnud nii finantsilises kui ka nagu üldse nii-öelda Spargi brändingu mõttes, et mul oli see asi nii läbi mõeldud eelnevalt, et kuidas ma teen, miks ma teen, sest see on küll võib-olla asi, et enne kui sa tegema hakkad, mõtle korra sellele, et miks.
miks ma seda teen, miks on vaja mind siia turule, kus on juba väga palju agentuure, väga palju sotsiaalmeedia inimesed, kuidas mina saan midagi muud pakkuda või midagi erinevat pakkuda. Et võib-olla see miks leida ja siis hakata pihta. Ma arvan, et ega ilmaasjata pole nagu äriplaane ja muid asju loodud, et selles mõttes, kui sa mingid asjad kirja paned, äriplaani kui sellise nagu struktuur tõenäoliselt ei ole kõige moodsam ja lahedam, on palju ägedamaid. Mis mulle endale meeldib, on see business model canvas, kus sa paned nagu ressursid kirja, et ma teen seda, pakun klientidele seda, kust tuleb klient, kust tulevad need ressursid, mida mul vaja selleks on ja nii edasi. Et minu arust need annavad mingi hea aluse, kuidas ettevõtet luua. Või üldse, kuidas mingi äriga alustada, et siis seal sa analüüsid läbi juba, mida sa pakud ja kust sa saad need asjad, mida sa pakud. No minu jaoks kõige nagu positiivsem nurk äriplaani juures on alati see, et sa teed turuanalüüsi. Ehk siis sa tead läbi lõhki juba oma konkurente, sa tead juba nende hindasid. Mina ikka saatsin täiesti suvaliste meilide alt, et mul oleks vaja videot, et palju maksab. Et sa tead juba hindasid, sa tead konkurente, sul on nagu hea ülevaade pärast äriplaani sellest, et kuhu sa üldse ennast positsioneerida saad siin turul. Et muidu sa võib-olla lähedki paksud täpselt sama asja, mida keegi teine on ja siis sul ongi variant, kas hakkad turgu solkima ja pakud odavamalt on või siis... Just see podcast, millele sa ise ka viitasid Gerd-Kristjan Rungiga, et temaga ka tuli välja see, et see price dumping tegelikult minu arust mitte kunagi pole see õige tee, mida minna. Et sa lähed lihtsalt turule ja ütled, et okei, ma teen sama asja nagu nemad, aga natuke odavamalt. Ei ole jätkusuutlik. Tuleb järgmine, kes teeb veel odavamalt. Paku väärtust, nagu selles on kogu asi ikka. Aga kuidas sina oled nagu õppinud ära selle, siis ma sain aru, et sa oled teinud nagu mingi arvutuse, et kui palju sinu aeg väärt on, kuidas sa oled loonud enda nagu hinna? Kuidas mingi noor inimene praegu, kes tahab alustada, peaks enda hinna panema, nagu kas ta teeb turu-uuringu, uurib või... Jaa, see oleks kõige lihtsam kindlasti, et kõigepealt vaadata, et mis hinda küsivad teised, kes pakuvad täpselt sama teenust, mida sina pakud, on ju. Aga ta justkui peakski ikkagi nagu nii-öelda price dumpingut tegema, sest ta on just turule tulnud. Ei, selles mõttes, et sa võid ka olla lihtsalt parem see, kes turule tuleb, on ju, et sul on mingisugune skillset selle poolest, et minul oligi nagu see, et kuna ma olen strateegilise mõtlemisega, siis ma erinen väga suuresti nagu tavalisest sisuloojast või sotsiaalmeedia. Enamasti pakutakse lihtsalt seda, et me teeme postitusi. Et see on põhiasi, kuhu mina nagu nii-öelda turule tulin põhimõtteliselt. Aga just see, et sa mitte ei vaata ainult sotsiaalmeediat, vaid sa võtadki nii, okei, sul on e-pood, sul on sellised müügid, palju me tahame, paneme sinna Google Analytics, paneme mõõdikud külge, et see eristas mind ja andis nagu väärtust. Aga kui sa tuled ja hakkad oma hinde kaardistama, siis üks asi on see, et sa teed turu-uuringu ja teine asi on see, et sa paned paika, et kui palju sina pead heaks eluks raha teenima, vaatama, mis see tundides endast kujutab ja siis analüüsime seda turuga ja siis analüüsime seda väärtusega, mis sa pakkuda saad. Et näiteks, et mul on klient X, kes investeerib minusse 1000 eurot ja selle tulemusena tema saab 2000 eurot käivad tagasi. Ilmselgelt väga ilus nagu number. Kui nüüd tema investeerib minusse 4000 ja saab tagasi 1000, siis on natukene error. Et siis see nagu ei tööta, et siis sa põhimõtteliselt ajad kõiki oma kliente nii-öelda pankrotti, sest keegi pikalt teenust ei taha tellida. Siis sa saad aru, et siin on error, et kui ma ütlen, et ma tahan 10 000 saada palka ja siis ma pakun seda, et ma 4000 eest teen sulle sotsiaalmeedia sisu, aga suudan sulle drive'ida tagasi ainult 1000, siis tegelikult see ei tööta. Et siis on nagu minu reaalsuses mingi error, et mul on olnud küll neid, kes tulevad tööle ja ütlevad, et nad tahavad 105 000 eurot palka kätte. Ja siis ma olen mingi, mida sa tegema hakkad mul siin siis? Et ma täitsa tahan teada, kuidas sa selle 5000 pluss maksud pluss mingid ruumid pluss nagu minu kasum sinna vahele tagasi teenid. Seda on alati huvitav. See on ka asi, mida võib-olla noored võivad korra nagu läbi kalkuleerida, et kui nad lähevad näiteks agentuuri tööle, et siis kui palju nad peaksid ettevõtte jaoks reaalset raha ja käivet tekitama selleks, et oma palk tasa teenida, nagu tasa teenida lihtsalt. Et see on teinekord päris hea reaalsuskontroll nii mõnelegi. Ma arvan, et ei tea, kuidas palka arvutatakse nagu enamuses. Vaata, palgakalkulaator.ee. Just, vaata sealt järgi. Aga mis on olnud võib-olla kõige keerulisem? Sa ütlesid ennem, et väga hea on olla ettevõtja, et sa saad endale seda vaba aega siis ja see oli sinu eesmärk ja ma saan aru, et sa oled selle saavutanud. Aga mis on nagu keerukused ettevõtluse juures olnud? On sul nagu mingid asju olnud või kõik on nagu lepasareel läinud? No mul ikka joppas, mul läks ikka väga-väga hästi, et tõesti mul ei ole olnud nagu ühtegi takistust või ühtegi probleemi selles mõttes, et kõik on läinud nagu väga sujuvalt. Et ma ei teagi, kas asi oli selles, või tõenäoliselt oli asi selles, et ma tegin seda väga õigel ajal. Et tõesti, mul oli juba olemas agentuuri juhtimise kogemus, mul oli ettevõtja haridus juba olemas, mul oli väga suur kogemuste pagas, mul oli väga suur kontaktide baas, mul oli väga palju kliente, kes juba tahtsid mu juurde tulla, ehk siis, et nõudlus oli juba enne olemas, enne kui ma nii-öelda teenust pakkusin.
ehk siis võib-olla oligi lihtsalt kõik asjad jooksid õigesti, et ei ole tänasel hetkel olnud nagu probleemi. Kõige suurem probleem, mis mul on tšekkide üles leidmine, et raamatupidajale saata nagu. See on põhimõtteliselt kõige raskem asi, mis ettevõtluse juures on. Selle jaoks on ka mingi äpp nüüd olemas, kus saad ära skännida. Ja sa saad ju iPhone'iga ka lihtsalt ilusti skännida, et see ei ole mingi probleem, aga lihtsalt see, et sa nagu leiaks selle üles, et kus ma selle panin. Okei, aga mis sul on olnud siis klientide poolest võib-olla, et kas on olnud mingi keerukus mingi sotsiaalmeedia account'iga või mingi kampaaniaga, et kas sa oskad mingit näidet tuua ja kas sa tahad nagu rääkida mõnest huvitavast näitest? Ei, no eks neid olukordi on ikka ju erinevaid, võib tekkida nii sinust tulenevalt kui ka ja lihtsalt asjadest tulenevalt, et olgu see, et sul kontodes häkitakse sisse ja sa pead sellega tegelema, mis on väga suur probleem tänasel hetkel, sest ettevõtted ju tegelikult investeerivad meeletuid rahasummasid sotsiaalmeediasse, väga kurb on nendest kontodest ilma jääda, lihtsalt sellepärast, et kellelgi tiimis ei olnud 2-astmeline autentimine peal näiteks, see on väga valus laks ikka. Eks siis siukseid asju tuleb ette, et enamus lehtedel on ju nii palju adminne ja asju, et ikka mingid jamad kuskilt tulevad. Ja need on kõik lahendatavad probleemid. Siis on ikka mingisuguseid PR-krahhe, ikka juhtub, et tihtipeale, kui minuga räägitakse, siis alati tuuakse välja seda Sportlandi pandeemia teemat, et kuidas siis seda sotsiaalmeedias lahendada. Ma küll sel hetkel enam in-house ei töötanud Sportlandi jaoks. Aga eks ma konsulteerisin neid ikka kõrvalt, sest see läks ju sotsiaalmeedias ikka väga hapuks. Aga seal olid mõned lükked, mida me tegime ja tänasel hetkel on ikkagi, kõik on väga hästi. Kõik on meelest läinud juba, see oli nii ammu. Ja mis minu jaoks oli nagu hästi positiivne üllatus selle juures oligi, et mis on see võlu, et sa brändi ehitad. Et Sportlandil on tegelikult nii tugev bränd, sellepärast et omanikud ja meeskond panustavad ikkagi väga palju Eesti ühiskonda ja sporti ja kui paljud astusid tegelikult ettevõtte kaitseks välja. Et eks me kõik võime eksida, me kõik võime nagu tundmatutes olukordades teha asju, mille üle me ei ole nagu mõnikord läheb aia taha. Aga just see, et kuna sa oled nii pikalt, nii palju investeerinud ühiskonda, et kui paljud inimesed tõesti ütlesid, et kuulge, nagu nad ei teeks elu sees nagu meelega sükest asja, et keegi neist ei paneks elu, nagu Eesti inimese elu ohtu, et see oli minu jaoks nagu kinnitas taaskord seda, kui oluline on tegelikult väljapoole ka seda brändingut teha ja jagada seda, et mis ettevõtte tegelik missioon on. Et kas ainult raha teha või tegelikult päriselt tehakse midagi muud ka, et enamus edukad ettevõtted teevad midagi muud kui lihtsalt raha tegemine. Nõus täiesti. Ja brändi väärtused ikkagi väljapoole on ka üks tähtsamaid asju, et nii sisse kui väljapoole, et mingi aeg ma siin uurisin seda, et kui võtta tööle millennialid, et siis nendega on teatud keerukused minul olnud. Ja siis, et kuidas neid keerukusi lahendada, on see, et tee ettevõtte missioon, kirjuta enda mission statement ja üldse siuke company culture välja. No nii, mis on Häkki mission statement? Ma ei taha seda praegu siin öelda. Miks? Sest see on natukene muutumises. Sellepärast praegu veel ette. Aga jah, ma võtsin ette selle, et ma hakkasin seda ettevõtte kultuuri välja kirjutama alates sellest, et kuidas meil mingid põhimõtted on, kuidas me omavahel suhtleme, ma ei tea, mingid probleemide lahendamised, mis meil nagu, ma ei tea, mingid benefitid on siin töötamisel ja nii edasi, et kui sa ise need endale ka välja laod, siis sa näed, et su ettevõttel on mingi kultuur ja mingid väärtused, mida sa saad nagu samamoodi väljapool näidata. Ja, see on hästi oluline. Ma mäletan, kuidas esimestel päevadel, kui ma Sportlandi läksin, siis kõik ikkagi kogu aeg raiusid mulle seda mission statementi sisse ja see algul oli väga kummaline, aga nüüd ma saan peast seda kogu aeg öelda ja tegelikult mul endale ka hästi kummaliselt nagu Spargi missioon ei olnud mul paika pandud, kuigi tavaliselt äriplaanides pandakse, aga mul ei olnud see kuidagi millegipärast paika pandud ja täiesti suvaliselt mingis podcastis, mis me tegime, äkki oligi Be Firsti podcastis, Sandra küsis mu käest, et miks me seda teeme ja täiesti lambist tuli nagu nii-öelda Spark Sociali mission statement ka siis nagu sinna, et päris tore oli. Avastada see enda jaoks, et sa saad aru, et sa teed igapäevaselt midagi, aga et siis kui keegi küsib nii otsaselt, siis sa paned selle miksi sinna külge, Tahad sellest rääkida lähemalt? See on üks konkreetne lause lihtsalt, et Spargi missioon ongi tegelikult aidata ettevõtetel luua siis sisu, mis pakub väärtust. Et ei ole lihtsalt sisu pärast, ei ole sisu müügi pärast, ei ole nagu, et kui me sotsiaalmeediat teeme, see on nii sotsiaalne keskkond, et see peaks olema kahepoolne suhtlus, seal peaks olema päris suhe tekkima ja seda sa saad ainult siis, kui sa pakud nagu midagi väärtuslikku. Et see on nagu minu eesmärk, et see on ka asi, mida ma alati endale meenutan, kui ma sisu loon, et kas see reaalselt lahutab inimese meelt, harib teda, muudab ta elu lihtsamaks või et mis need nüansid on, et mis see sisu siis teeb või on lihtsalt ilus pilt, Neid lihtsalt ilusaid pilte on nii palju tegelikult, et see
võiks mingi mõte taga olla. Aga kui me räägime ideaalsest sotsiaalmeedia kampaaniast või mingist ka sisust nagu, mis töötab hästi ja toob ettevõttele edu, et milline see sinu arust on, kuidas see üles ehitatud on, et võib-olla kampaania kontekstis on seda parem küsida, et kui näiteks tuleb klient, ütlen, et tahan müüa enda toodet näiteks rohkem, siis millest sa nagu alustaksid või kuidas see tema nagu mingi teekond kõige paremini välja näeks? No eks see on see klassikaline mingi turundusfunnel enam-vähem, mis sa mõtled välja, et kõigepealt on ikkagi see, et me tahame võimalikult laia auditooriumini jõuda, siis me tahame neile korda minna, siis me tahame saada selle kliki või nagu müügi kätte, ehk siis alustad ikkagi sellest brändingu poolest, sellest softist poolest, et muudad selle asja atraktiivseks ja siis lähed nagu tiibimaks. Aga see on juba päris hästi tegelikult, klient tuleb väga konkreetse missiooniga või nagu sisuga, et minu arvates ongi see, et kui sisu luuakse, siis tihtipeale ei panda endale külge, et mis mul selle konkreetse postituse eesmärk on. Et selle konkreetse postitusega mul on vaja, sa ei saa kõiki asju korraga, et mul on vaja saada võimalikult lai ulatus, okei, siis me mõtlemegi, et kõige laiem ulatus on näiteks Facebookis me saame laiviga, kuidas me selle sisuformaadi paneme nüüd laivi. Või et kui ta ütlebki, et mul on vaja nüüd kohe praegu saada nagu musta reede klikid kätte, müügid kätte, siis me mõtlemegi, et millised postituste formaadid on need, mis drive'ivad kõige rohkem nagu klikke, ehk siis me räägime pilt ja klikk ja nagu selle loogika läbi, Et jah, kui see on juba paigas, siis tegelikult sealt tulebki kogu sisu. Aga mida mina üritan teha, on ikkagi see, et see sisu, mida sa teed, et see ei oleks ainult müük. Et kui see on ikkagi ainult müük, siis mida keegi jälgisin. Ei. Inimesed tulevad ikkagi sotsiaalmeediasse head aega veetma, et nad ei viitsi vaadata seal mingit müügi asja kogu aeg. Jah, sõltub kanalist ka natukene, et YouTube'is sa võib-olla lähed ennast harima või mingeid teadmisi saama või et kuidas mingit asja teha, et nagu platvormiti on ka see erinev, et Facebookis sa lähed kassivideosid vaatama, ja TikTokis lähed võib-olla tantsu õppima, et see on ka asi, millest aru saada, et tegelikult ei ole nii, et sa võtad ühe mingi videolood ja siis viskad selle kõikidesse kanalitesse eetrisse ja loodad, et see lendab. Et tõenäoliselt lendab on suht olematu, et vastavalt platvormile lood vastava sisuga. Aga kuidas need platvormid praegu muutunud on nagu kaalukausside järgi, et ma saan aru, et vanuste järgi vähemalt nii palju, kui mina tean, on, et Facebooki on jäänud vanem generatsioon noored kasutavad Messengeri osa. Instagramis on siuksed tõenäoliselt minu vanused ja natuke noori ka. Ja siis on TikTok nüüd täitsa noortele aga samas ma olen neid väga palju vanasid inimesi ka seal või vanemaid. Et aga kuidas need liikumised seal toimuvad? Mis trendid on? See sõltub, selles mõttes vanused ongi kõige parem nagu indikaator võib-olla, et kui sa nüüd ettevõtjana hakkad mõtlema seda, et okei, et mul on ressurssi, et minna näiteks 2 kanalisse sotsiaalmeedias, et siis kus on ikkagi minu sihtrühm eeskätt. Kui ma näen ära, et on näiteks YouTube'is ja TikTokis, et ongi noorem mingi generatsioon, keda ma taga ajan, siis ma vaatan üle, et kas seal on kõik tööriistad olemas selle jaoks, et mulle müüki konverteerida. Ja tegelikult YouTube'is on ideaalsed viisid selle jaoks. Ja TikTokis mul just üks tuttav, kes töötab suurettevõttes, oligi, et jah, et meil nagu Facebook töötab, Insta töötab ja YouTube on ka jumala fine, et aga TikTok vaata, et seda ma ei suuda nagu ülemustele maha müüa, sest kõik ütlevad, et sealt nagu nii ei drive'i müüki. Et see on puhas brändingu kanal, nii nagu vanasti Instagrami kohta öelda, et puhas brändingu kanal, et ei drive'i müüki. Ja siis ma omaette muigasin, et tegelikult Amazon just andis nagu välja mingi statistika, et müügid nagu eelmine kevad versus see kevad ja top tooted olid põhimõtteliselt kõik tooted, mis trendisid TikTokis. Ehk siis kõik iluvaldkonna tooted, mille nii-öelda käive kasvas 2-kordselt, ühelt poolt pandeemia pärast, aga lihtsalt kui sa vaatad nagu top tooted, mis on, siis kõik mingisuguse TikToki trendiga seotud, mis tähendab seda, et see drive'ib tegelikult müüki. 100%. Teinekord ongi see, et sa pead nagu vaatama natukene kaugemale kui see, et kas seal kanalis on mingi link, mis viib nagu tooteni. No see oleneb sinu enda tootest loomulikult ka, kui sa, ma ei tea, autosid müüd, siis TikTokis on võib-olla keerulisem, aga kui sa müüd mingeid küünelakke, siis on natuke lihtsam. Ja kindlasti odavamate toodete ka alati lihtsam, aga see ei tähenda seda, et oleks võimatu. Tõsi, challenge accepted. Et kui sul kõik teised kanalid juba töötavad ja sul on veel raha ja ressurssi üle, et turundusse veel panustada, siis miks mitte? Et mul on ka see, et ega ma kõikidele klientidele ei soovita TikToki, mis sest, et mulle endale see platvorm väga meeldib, et ikkagi peab aru saama ka sellega, et kas see nagu brändi visiooniga ja olemusega kokku käib, et on mingid pankasid, kellele ma näiteks üldse ei soovita nagu TikToki ronida, aga samas Red Bull ja Sportland ma olin kohe, et go, nüüd, praegu, start. Need on väga noortele suunatud brändid ka võib-olla, aga kui me vaatame näiteks B2B brändid, ütleme, et tihti ettevõtted ütlevad, okei, meil oleks vaja LinkedIni minna ja võib-olla personaalsed brändingut läheb ka LinkedIni tegema, aga mida veel LinkedInis teha? LinkedIn on siuke koht, kus ma olen alati nagu
kui keegi ütleb mulle, et me teeme B2B turundust, siis ma olen jah, aga B2B taga on ka inimene. Et see, kes seal otsustab lõppkokkuvõttes on täiesti tavaline inimene, et sa teed mingil määral ikkagi B2C ka, on ju. Et LinkedIn, ma ei teagi, ma isiklikult ei ole seal väga palju teinud, et ma olen oma kliendid kõik suunanud nagu LinkedIni spetsialistide poole, kes nagu keskenduvad sellele platvormile. Sest mina ikkagi usun seda, et kui sa teed brändi, mis on suurem bränd, siis sa peaks olema ikkagi igal pool nagu present ja seal on ka vähemalt minu enda praktika, kui mina tarbin, on ju, et siis kui ma vaatan mingit ettevõtet, kellega ma tahan koostööd teha, siis ma ei vaata mitte seda ettevõtte profiili, vaid ma vaatan inimesi, kes seal töötavad ja vaatan, kas sealt nendest inimestest mulle keegi sobib nagu. Et kui ma lähen autot ostma, kõige ma ei lähe auto puhul vaatama seda, mida ma olen vaadanud, ongi mingid agentuurid võib-olla. Et noh, et kui tuleb minu juurde mingi meediaagentuur, pakub teenust, on ju, et ma võiksin oma klientidele soovitada, siis LinkedInist ma võib-olla kammin läbi, kes on need töötajad, aga see on ka suht kõik, mis ma nagu seal teen. Et ma ei jälgi küll isiklikult nagu kellegi mingeid revolutsioonilisi uuendusi ja postitusi, sest ega keegi seal väga nagu sisukalt midagi ei tee. Vastupidi, mina just vaatan sealt väga huvitavat informatsiooni, et mina saan just siuksed äriuudised ja mingite uute asjade uudised LinkedInist nagu minust. Mina saan kõik ilusasti Facebookis kuidagi ette, ma ei tea nagu. Facebook mul on nii overcrowded, et seda tule midagi välja. Ma olen ja see on üks asi, mis on mu nii-öelda favorite tegevus, et algoritmidele õpetada oma eelistusi ja armastusi. Aga kuidagi mul ei ole üldse LinkedIn nagu tetrama jäänud, et ma ei teagi. Mul küsitakse küll aeg-ajalt strateegiaid ja ma võin neid pakkuda ka inimesi, kes oskavad siis seda paremini teha, aga ma ei tea, kas sa ise oled nagu täheldanud, et sa saad sealt mingid müügid asjad kellelegi mõnele oma kliendile kõrgemaks? Ma ei ole seal tegutsenud niimoodi, ma käingi tarbimas pigem seda sisu, et teised seal müüvad mulle enda sisu. Et jah, ma ei tea, ma isiklikult ei ole nagu täheldanud selle kuidagi võlu. Võib-olla minust mööda läinud, nii nagu Twittergi, et mingi hetk oli mega hurraa kõigil, minu jaoks oli see siuke Eestis on Twitter käima läinud, aga selles mõttes mõned ikkagi ütlevad, et käib, on, et noh, eks sellega see minu üks nagu tugevusi ongi võib-olla massile turundamine, ehk siis, et just suurettevõtted ja väga suurele laiale auditooriumile, et see on see, kus mina oskan nagu väga hästi toimetada, et võib ongi mingi nišikad ja siuksed B2B nagu väga konkreetsed asjad, see väga ei pane minu enda silma särama nagu, see sisu ja tegevus, et võib-olla sellepärast ma ei ole ka neid asju endale sisse võtnud ja ka nendele kanalitele nagu nii palju auru pannud. Okei, aga kui ma olen täna väike ettevõtja ja ma tahan kuskile minna ja mul ei ole veel sotsiaalmeedia kanalit, siis kuhu ma peaks minema või kuidas ma selle otsuse teen, et kuhu minna? Sihtrühma järgi ja eelarve järgi. Ehk siis, et ongi, et kui sul ei ole mõtet nagu, kui sul on 500 eurot iga kuu panustada, sul ei ole mõtet 4 kohta joosta ja kõik kanalid lahti teha endale, et sa ei ole võimeline neid edukalt rannima, et pigem siis valida üks konkreetne kanal, kus sa figureerid, kus on kõige rohkem sinu sihtrühma, kus on sinu kompetents kõige suurem, on ju. Et võib-olla ongi see, et sa oled väga osav piltide tegija, siis on Instagram sinu jaoks ju ideaalne, on ju, või siis story'de tegija, on ju, et Instagram on mega hea selle jaoks siis, on ju. Et vaadata jah üle oma reaalne ressurss ja siis hakata toimetama seal kanalis, kus sinu sihtrühm on kohal. Okei, nõus. aga et kas nad peaks seda tegema ise või siis palkama kellegi, et kuidas on ideaalne nagu käekäik, et inimesed teavad ju ise ka, mis on ettevõttes toimub, nad võiksid ju sotsiaalmeediasse seda postitada. Sa ise ka ei usu sellele, et ma vastaksin jaa nii enne. Ma oleks tahtnud see nägu näha, kui ma oleks olnud ja. Sõltub taas kord väga palju kliendist, et see on see personaalne lähenemine, et kui sul on näiteks ettevõtte tegevjuht, kes on ise die hard sotsiaalmeedia fänn, no täiega tal endal meeldib postitusi teha ja mis iganes. Muidugi, vabalt, teeme väikse koolituse, käime üle nii-öelda tehnilise baasi ja võib-olla mingid näpunäited, mis on nagu head tavad ja halvad tavad ja siis las kütab aga. Aga see on tihedam nähtus, et kuskilt ülemus ütleb, et sekretär peab tegema, sellepärast et sekretäril on vaba aega ja sekretäril on 0 huvi sotsiaalmeedia vastu ja siis seal on lihtsalt kohutavad postitused ja siis sa oledki, et see ei drive'i sulle müüki, see on su sekretäri aja raiskamine, klientide aja raiskamine, et siis sellel ei ole mõtet, et pigem alati ma eelistan seda, et kui sul on ettevõttes keegi entukas sotsiaalmeedia koha pealt, siis koolitada välja ja lasta teeb. Kui sul ei ole seda, siis võta freelancer või agentuur, kes teeb seda nagu täiskirja ja teadmistega. Ma olen nõus, kuigi on maailmas erinevad vist näited, et Oatly Milk on näiteks siuke ettevõte, kus kõik ettevõtte inimesed on turundajad. Ma ei tea, kas neil üldse agentuur oli või ei olnud, aga kõik inimesed võivad teha, et kui sa oled nagu, ma ei tea, seal mingis farmis tööl, kus sa nad teevad siis piima sellest erinevatest viljadest, et oled kuskil viljapõllul tööl, siis sina võid ka sotsiaalmeediat teha näiteks neile või mingi reklaami idee mõelda välja, et ja neil on ülikõva turundus minu arust. Aga ongi, selles mõttes, see ongi see võlu nagu tegelikult, et kui sul on armastus selle asja vastu, siis sotsmeediat teha nagu, sa võid nii lihtsalt tegelikult selle endale selgeks õppida,
käid mõned koolitused ära, täiendad ennast pidevalt erinevatest allikatest ja lõppkokkuvõttes, kuni sa alati analüüsid seda, mida sa teed, siis küll sa lõpuks succeedid. Võib-olla läheb natukene kauem aega kui professionaalil on ju, aga küll sa lõpuks succeedid. Ja siis on oma võit, ise tehtud, hästi tehtud. Okei, aga sotsiaalmeediast natukene eemale minnes, siis sa teed podcast'e ka. Ja siis Be First podcast Sportlandile. Varsti on 100 osa lindistatud juba, et kuidas see otsus nagu tuli? Sa ennem korraks mainisid, et neil olid muud kanalid juba töötasid väga hästi ja oli vaja kuskil edasi liikuda ja otsustasite podcasti kasuks. Et kuidas seda serveerisid või kuidas sul endal see info oli, et see on hea koht, kuhu minna? Mul on kuidagi nii õnnestunud klientidega, et ega ma ei peagi otseselt nagu muud ütlema, et kuule, see on hea kanal, teeme või? Siis on, jah, davai, teeme. Et ega tegelikult sul väga palju nagu rohkem diskussiooni ei peagi üldnätes olema, sest nad juba usaldavad mu kõhutunnet vägagi, on ju. Et Sportlandi puhul oli tõepoolest see, et kõik ülejäänud kanalid juba töötavad väga hästi ja oli nagu mahti ja võimekust võtta veel ette erinevaid kanaleid ja kuna nende mentaliteet on see, et be first ja üks edu võtmeid on ka alati see be first, eks nad on kõikides kanalites esimesena kohal, sest siis on sul võimalik hästi kiiresti kasvada, sellepärast et ei ole veel üleküllastumist selles platvormis. Et tol hetkel, kui me alustasime, oli ka ikkagi Eesti podcast'e võrdlemisi vähe. Ehk siis me olime turul õigel hetkel, me saime juba endale väga lojaalse kuulajaskonna, mis tähendab, meil on palju lihtsam nüüd kasvada ja toimetada, kui võib-olla neil, kes täna alustavad, sest tänaseks on niimoodi, et ma olen endale teinud selle missiooniks, et kuulata reaalselt kõikide Eesti podcast'ide vähemalt 1-2 episoodi. Ja see on struggle. Sellepärast, et iga jumala päev, kui ma võtan selle podcast.ee lahti, siis on jälle uus podcast. Juba Delfil on mingi 12 podcasti erinevat, on ju. Et siis on mingi häkvert isegi. Ei, no ongi, vaata, et neid tuleb nii palju tänasel hetkel, et nüüd hakkab tasapisi tekkima juba üleküllastumine. Nüüd on nagu raskem pildile saada ja tähelepanu tõmmata. Et need, kes on nagu podcasti kuulajad ja fännid, et mingi aasta tagasi neil ei olnudki väga midagi kuulata, on ju. Eestikeelset, kes tahtsid, et ingliskeelset oli nagu murdu, aga eestikeelset ei olnud, mis tähendab, et oli hästi lihtne tegelikult inimest endale saada nii-öelda auditooriumiks. Ma olen nõus. Eks me oleme ka natukene hilja peale selle asja käinud, aga better late than never. Et selles mõttes jah, Sportlandiga läks ladusalt, et ütlesime, et mina ja Sandra oleme nõus saadet juhtima ja teeme ära. Väga cool. Minu arust selles mõttes on ikkagi mad respekt jah, et sa oled sotsiaalmeedias olnud sellest ajast, kui sa hakkas nagu tüürima kuskil poole, nüüd sa oled podcastides seal, kus läheb tõenäoliselt oled kõigis kanalites ennem kui kõik teised, et väga äge, et sa oled terve dekaadi nagu hoidnud ennast asjadega nii hästi kursis. See on privileeg, sellepärast, et ega ma muidu ei saaks, kui mul ei oleks kliendid, kes oleks nõus katsetama ja eksperimenteerima. Sest ma ei saa kunagi garanteerida, et see platvorm päriselt ka lendama hakkab, on ju. Näiteks Snapchatiga oli ka see, et me läksime koolikampaania raames, näiteks läksime sinna platvormi. Täna ma ütleks, et see väga ei ole nagu see platvorm, kuhu ma investeeriksin raha, on ju. Aga sa kunagi ei tea, et kas Instagram nüüd copy-paste, on ju, et kas see kanal sureb välja või ei sure välja, on ju. Et ega siin muud ei ole, kui lähed ja katsetad ja testid ja siis sa saadki olla alati esimene, on ju. Be first. Okei, sa ei taha esimene olla ainult podcastis, vaid sa teed sporti ka kõvasti. Ja sport on üks koht, kus ma ei taha üldse esimene olla. Tõesti, nagu päriselt. Et mul ei ole absoluutselt seda, me just Sandraga naersime, et siis kui Ironmanist rääkisime, on ju, et temal on ikka nagu missioon, et kui ta oma poolikut teeb, et siis ta tahab nagu kiiremini ja paremat aega saada, on ju. Minu missioon alati nende asjadega on see, et ma tahan hästi tunda ennast. Ma tahan tunda, et ma olen midagi saavutanud ja teinud, aga mitte nii, et mul on veremaitse suus. Ma tahan nagu nautida seda protsessi, eks mul ei ole oluline olla esimene. Ma ei saa kõiges esimene olla. Ma olen juba väga hea sotsiaalmeedia strateegia turundaja. Ma ei pea olema suurepärane sportlane. Et piisab täiesti sellest, et ma tunnen ennast hästi ja olen terve ja kõik on tore. Ja me räägime sellest hästi tundmisest, kui sa teed Ironmanil triatloni, et sa ujud, sõidad rattaga, jooksed. Tahad täpsustada, kui palju kilomeetrit seal kokku läbitakse? Ma loodan, et ma nüüd ei valeta. Äkki oli ujumist oli 1,8, ratast oli 90 ja jooks oli siis 21,1 või? Ehk siis, aga see on täiesti, et kui sa oled ikkagi eelnevalt trenni teinud ilusasti ja valmistunud selle jaoks, siis see on puhas nauding. Et ma ei kujuta nüüd ette, mis see täispikk ennast kujutab, et kunagi ma tahaksin kindlasti selle ka ära teha. Aga see võib olla juba nagu siuke, mis on nagu valus. Poolik on siuke, mis on väga tore kõigile kindlasti, et kui sa oled vähegi sportlik inimene, siis see on nagu kogemus, mida ma soovitan.
aga üldiselt ma ise usun ka seda, et spordiga, no vähemalt minu jaoks on ikkagi see, et see peaks olema tore, sest see peaks olema osa sinu elust forever. Ja teinekord ongi see, et kui sa tõmbad ennast millegagi üle, et siis sa võib-olla ei taha seda enam kunagi teha. Ja siis see nagu, kahju ei ole. Et tahaks ju 70-selt ka veel jõuda 80 kilo jõutõmbeid teha, on ju. Õige. Ma arvan ka, et eks paljude asjadega elus on niimoodi, isegi kui sa sööd väga palju kommi, siis võib-olla taha seda kommi päris pikalt näha. No ma ei tea, mul seda probleemi on. Magusa koha pealt ma võin ikka lõputult panna, aga jah, et trenni koha pealt ei ole be first mentality, pigem lihtsalt be healthy mentality. Aga kas see on kuidagi andnud sulle töös ka midagi juurde, et sa oled nii sportlik? Ma arvan ikka, sest see annab sulle distsipliini juurde kõvasti, on ju. Ja ta on mulle õpetanud ka seda, et ongi, kui sul on protsess paika pandud, siis tegelikult su tujud või nagu ei mõjuta seda nii-öelda protsessi. Kui ma olen endale ära fikseerinud, et ma iga päev käin jooksmas, on ju, et siis ma käingi jooksmas, sest ma olen niimoodi otsustanud juba, et see ei ole nagu debatable. Et ainus asi, mida ma saan otsustada, on see, et kui pikalt või kiiresti ma jooksen, et täpselt samamoodi töö juures, on ju, et kui ma olen paika pannud, et ma teen sellises mahus tööd ära, on ju, siis ma teen selle ära. Ehk siis nagu distsipliin on kindlasti üks asi, mida ta õpetab korralikult. Ja energiat annab meeletult palju juurde. Ehk siis kui sporti teed, sul on ikkagi rohkem energiat ja siis sa jõuadki rohkem asju tehtud. Täiesti nõus ja no clear mind on ka, et pea on puhas, et terves kehas on terve vaim. Ja mu kliendid küsivad alati käest, Kairi, kus sa tulid selle idee peale? Siis ma mingi, see oli vist mingi Järvevana 5. kilomeetril. Et see on see koht, kus tõesti nagu kõik loovlahendused või asjad tulevad alati minuni siis, kui ma jooksen. Sest siis ongi see hetk, kus kõik asjad jooksevad ajus kokku õigesse kohta, et sul ei ole enam mingit tampi peal, ainus asi, millele sa keskendun on parem vasak ja siis järsku tuleb nagu see, et siis nagu ajul on seda kuidagi mahtu, et sulle järsku serveerida kõik need ideed, mis on nagu kuskil siin kuklas küpsenud. Raske ongi seda serveerida siis, kui sul on mingi hull tegevus parasjagu peal, et räägitakse, et kõige paremad ideed tulevad siis, kui sa teed mingit tegevust, mis on poolautomaatne, nagu sõida autoga, sõid jalgrattaga, kõnnid, jooksed, on ju. Et Steve Jobs, kes pikkade lauduskäikudel, ma ei tea, podcastis üldse Steve Jobsi välja tuua, mis väga leim, sest teda kvooditakse igal pool. Come on, seda vende võib kvootida, ta on nagu väärt seda. True. Aga sa ennem ütlesid, et kliendid tulevad sinu juurde iseenesest, et sa ei pea justkui otsima neid, on ju, et sul on tutvused ja nii edasi. Aga et keegi alustaja täna, kuidas tema kliente leiab? Ma arvan, kõige lihtsam ongi... Friends, Fools and Family või? Friends, Fools and Family kõigepealt. Ma ei tea, kas ma perele alustaks kõige esimene, see on natukene liiga raske. Ma olen hästi palju Eesti podcast'e kuulanud ja meil on Eestis väga palju ettevõtluse teemalisi podcast'e, et podcast Mull räägib naiste ettevõtlusest, täitsa pekkis podcast'is käivad väga paljud ettevõtjad rääkimas ja nii edasi, et see esimeste klientide leidmine, kas see oli ka ma arvan, et see oli podcast Mullis äkki ka üks tütarlaps, kes alustas just oma agentuuriga. Ja tema rääkis igast Hanna-Liina, ma jään vastuse veel, mul on kohutav nimede mälu, ma väga vabandan. Aga tema ütles küll, et tõesti, et alguses lähed, käid ja pakud, et teed mingeid asju, nagu annad oma väärtust võib-olla natukene enne kui sa raha hakkad küsima. Eks teed mingeid asju neile, näitad juba, mida sa oskad, mis su mõtted on, et nii on kõige lihtsam võib-olla. Ma mäletan murjeaegadest, mis oli meie tegevjuhi strateegia, oli see, et otsis, et üles kliendid, kellel on midagi tuksis, midagi väga halvasti ja siis kirjutas neile, kuulge, teil siin kodulehel ikka see ei tööta ja see ei tööta. No kui teil abi vaja on, siis kirjutage. Mis on nagu siuke riski business, sest sa nagu algul nagu solvad natukene klienti, vaata. Aga nagu toimis ilmselge, et eks neid strateegiad on erinevaid ja sa pead leidma selle, mis sinule toimib kõige paremini. Mul on näiteks Sandra Rajo on siis minu arvates selline inimene, kellele töö jõuab alati sellepärast, et ta käib erinevates seltskondades, ta on nii elav, ta räägib kogu aeg ja sealt tulevad kõik kontaktid, on ju. Et sõltub inimese tüübist, et kuidas nagu võib-olla läheneda nende klientide leidmisele, et igalühel on omad nii-öelda nišid. Ja kui sul ei tule neid kliente, siis võib-olla mõelda, et minna alguses ikkagi Google agentuuri tööle, saada see kliendibaasi, siis mõtlen, et klient kaasa minna. Ei käi nii inimesi. Oli mingi konkurentsikeelu teema kuskil või? Aga lõpetuseks ma tahaks küsida, et mis sa praegu näed, et mis Eesti sotsiaalmeediaturunduses on hästi, mis on halvasti? No hästi on see, et tuleb hästi palju uusi inimesi peale, on ju. Et see on tore selles mõttes, et siis tekib mingi hetk konkurentsi, on ju, tekib erinevaid mõtteid, asju, et see on kõik põnev iseenesest. Ja kas kõik ettevõtjad või ettevõtted peaksid üldse sotsiaalmeedias olema? See on nii
pikk teema. Kui sul on ajalist, rahalist ressurssi, siis ma soovitaksin. Et tegelikult enamus ettevõtetel on võimalik seal ikkagi drive'ida traffic'ut, et mul ei tule praegu pähe ettevõtet, kes ei oleks võimeline sealt kaudu müüki tegema. Ja kuna meil on ikkagi sotsiaalmeedias tänasel hetkel 780 000 inimest, enamus neist veedavad 3+ tundi sotsiaalmeedias iga jumala päev, siis on kõige lihtsam koht, kus jõuda reaalselt nendega selle kontaktini. Väga head argumendid. Väga head argumendid. Ma tegelikult üks asi, mida ma natuke libisin sellest üle, et sul on nii kõvasti drive'i ja sa oled nii motiveeritud, et keda sa ise jälgid või kes sind inspireerib? Ma ise jälgin tegelikult erinevaid mõjuisikuid. Et minu arvates on see, et nad on suht ikkagi sellised trendsetterid, et sealt sa näed ära ikkagi, et mis kanalid hakkavad lendama, mis kanalid ei hakka lendama, mis trendid on head, mida teha, on ju. Et ma jälgin väga palju mõjuisikuid. Et mul ei olegi ühtegi nagu turundusagentuuri või turundusinimest, keda ma jälgiks. Mul on ka hunnik podcast'e muidugi, mida ma tarbin, kus käib väga palju selliseid inimesi, kes jagavad oma elukogemust, kes on juba väga-väga edukad ettevõtjad või turundajad või mis iganes valdkonna spetsialistid, on ju. Et võib-olla nii, jah. Aga kas sa tahad võib-olla anda meie kuulajatele mingi raamatusoovitusega edasi, mida lugeda, kui ta tahab? Kas ma võin podcasti omasid anda lihtsalt? Jaa, vabalt. Ma arvan, et Invest Like the Best podcasti võiks kuulata kindlasti, Tim Ferrist võiks kindlasti kuulata. Kui on spordihuviline, siis kindlasti ka Nike Train podcasti, et need on kõik sellised kuulamised, mis tegelikult iga kord, kui sa jooksed, siis mitte ainult sa ei tee oma kehale head, vaid sa teed ka oma vaimule head, et sa reaalselt õpid ja arened selle käigus. Kindlasti Be First ja Hackvertising on üks, mida kuulata. Hea, et sa seda nagu podcasti lõpus ütled, et kuulake Hackvertisingut. Jah, ikka võib, kui eestikeelset kraami tahta, siis kindlasti. Väga lahe, aga ma väga tänan sind täna tulemast ja selle energia ja kõige huvitava informatsiooni eest, et ma arvan, et kuulajatel oli ka väga paljusid kaasa võtta ja kes tahab alustada enda sotsiaalmeedia siis agentuuri või freelance'imisega, et siis nad teavad, kust alustada tänu sinule. Ma loodan, et oli kasu, et võite mulle kirjutada ja joonistada, kui oli kasu, et siis on tore teada. Jah, aga aitäh! Aitäh sulle!